Käesolevas videos tutvustan Tripodi uut testisüsteemi. Uues süsteemis asuvad põhimenüüd vasakul servas nagu ka varasemalt. Kõikide funktsioonide ja testide juures avanevad küsimärgi nupu alt lühikesed selgitused. Testide täitmine peab toimuma alati standardtingimustel, et tagada korrektsed testitulemused. Standardtingimusi saate alati meelde tuletada testisüsteemi esilehel. Avaleheks on testimise leht, mille kaudu saab kohe testimisega algust teha. Selle lehe nimi oli varasemalt alamkontod ja veebilingid. Uue testimise ehk alamkonto loomiseks vajutage uus testimine ja määrake testide keeled ja arvud. Pange sellele nimetus ja lisaks saab märgistada, kas testi täitja saab tulemused automaatselt. Soovitame seda võimalust alati kasutada, et saaks tagatud testitäitja rahvusvaheline õigus saada oma tulemused vähemalt kirjalikul kujul. Teise uuendusena on võimalik sellele alamkontole lisada kasutaja nimi ja salasõna. See on mugav võimalus juhuks, kui on tarvis läbi viia grupitestimisi. Grupitestimise puhul palutakse kõikidel testitäitjatel oma arvutis minna Tripodi esilehele www.tripod.ee, vajutada nuppu Login ja sisestada siia määratud kasutaja nimi ja parool. Teine võimalus, millel on kasutaja nimest ja salasõnast kasu, on juhul, kui testimise arvutis ei ole mugav siseneda ID-kaardi abil. Ka siis on võimalik alamkontosse siseneda just selle kasutaja nime ja salasõna abiga. Tuleme tagasi testikonto avalehele ja avame loodud alamkonto projekti juht. Siin tabelis on näidatud, mitu testi ja mis keeles on selle alamkonto alt võimalik täita. Kui soovite panna testitäitjad testi täitma, siis tuleb klikkida lihtsalt sellel lingil. Kui soovite saata testitäitjale lingi oma mailboxi kaudu, siis on mugav kopeerida linki antud nupult, klõpsates selle peal ja seejärel kleepides aadressi oma meili sisse. Nupp saada on samasugune nagu varasemas süsteemis, ent juhin tähelepanu, et kui saatja aadressile määrate omaenda aadressi, siis kirja saaja näeb kirja saatjana aadressi tripod@tripod.ee. See tuleneb asjaolust, et Tripodi testisüsteem ei luba saata kirju mujalt kui läbi Tripodi serveri. Samas, kui nüüd selle kirja saaja vajutab nupule reply või vasta, siis on vastuse saajaks ikkagi teie aadress. Alternatiiviks jääb ikkagi selle testilingi saatmine omaenda mailboxi kaudu. Nupp muuda töötab samuti nagu varasemas süsteemi. Siin saate muuta testide arvusid ja keeli. Lisandunud on veel üks funktsioon, arhiveeri. Selle nupu abiga saab korrastada oma töölauda ja viia arhiivi need testimised, mida te hetkel ei vaja. Kui tekib vajadus neid taas töölauale tuua, siis on võimalik minna arhiivi ja seesama testimine taastada. Sarnaselt testimiste arhiveerimisega on võimalik arhiveerida kirjasid ja ka testitulemusi ja täpselt samamoodi siit kaudu neid vajadusel taastada. Lõpetamata testid toimivad sarnaselt varasemale süsteemile. Lõpetamata testide all näete nii poolikult täidetud kui ka hetkel reaalajas täidetavaid teste. Kui testitäitja on vastanud enam kui pooltele ülesannetele, avaneb lõpetamata testide alt võimalus poolikut testi jätkata. Saadetud testilingid on sisuliselt testisüsteemist välja saadetud kirjade kaust. Statistika all on võimalik saada ülevaadet teatud perioodil läbi viidud testimistest ja tellitud võõrkeelsetest raportitest. Testimiste statistika vaatamiseks tuleb valida testimise periood ja vajutada Koosta raport. Tulemusi saab vaadata ekraanil
või ka alla laadida PDF-failina. Lehekülje all on näha tulemused ka testi täitjate kaupa. Võõrkeelsete testiraportite tellimiseks tuleb taas valida periood ja vajutada Koosta raport. Järgnevas tabelis on näha, mis keelest, mis keelde on võõrkeelne raport tellitud, samuti millal täideti test esialgu ja millal telliti võõrkeelne raport. Kõigepealt on kuvatud individuaalsete raportite tellimused ja toodud need testirühmade kaupa isiksuse küsimustikud, võimekustestid, keeletestid. Neile järgnevad võrdlevate raportite tellimused. Võrdlevate raportite tellimuses ekraanil lähedal asetsevad inimesed on need samad, kes on selles raportis võrreldud. Ja rea lõpus näete, millal on võõrkeelne võrdlev raport tellitud. Liigume tulemuste juurde. Tulemuste leheküljel on võimalik kiirelt avada kas testi täitja või minu raportit. Täitja raport on endine B-vorm ja minu raport endine A-vorm. See on raport, mis on mõeldud teile endale. Kõikide raportite disain on uuenenud. Samuti on lisandunud mõningad sisulised muutused. Näiteks isiksuse küsimustikus Neotri 2 on teises järjekorras esitatud põhiskaalad ja alaskaalad ja samuti on need nummerdatud nii, et testi täitjal oleks lihtsam orienteeruda, milline skaala kuulub millise peaskaala juurde. Testitäitja raportis on pikad ja põhjalikud selgitavad tekstid ning testitäitja raport lõpeb kompaktse tulemuste lehega, kus on esitatud kõikide skaalade tulemused, lisaks vastuste jaotus. Kui me vaatame nüüd minu raportit ehk spetsialistile läbiviijale mõeldud raportit, siis siin me enam ei esita pikkasid tekste, vaid kompaktsed numbrilised tulemused ja lisaks sellele, mida nägi testitäitja, on siin nüüd kirjas, kas testitäitja enne testi täitmist kinnitas, et ta kavatseb vastata ausalt ja siiralt või mitte. Lisaks oleme täiendanud profiili jooniseid, lisades siia teksti ja taas on uuenenud disain. Kui te tunnete, et sooviksite lugeda pikemaid tekste, siis koostage selle sama testitäitja kohta võrdlev raport ja sealt leiate ka skaalade pikad kirjeldused. Tulemuste rea lõpus asuval noolekesel klõpsates avanevad täiendavad võimalused. Siin on võimalik testiraportit tõlkida teise keelde, valides soovitud keele ja täpsustades ka soovitud raporti. Võõrkeelse raporti tellimine on tasuline ja tasumine toimub vastavalt kehtivale hinnakirjale. Antud juhul tellisime raporti inglise keeles. Siit on võimalik tulemusi ka käsitsi testitäitjale saata samasugusel põhjal nagu lingi saatmine või siis raportit arhiveerida. Võrdlev raport. Võrdleva raporti lehel on võimalik lisada mitu testitäitjat samasse raportisse. Uuendusena saab ühte raportisse liita ka erinevas keeles testi täitnud inimeste tulemused. Sel juhul tuleb aga tõlgendamisel meeles pidada, et tulemusi ei ole võimalik üks-ühele võrrelda, kuna testide normgrupid on erinevad ning ka testülesannete või väidete tõlked võivad vastuseid mõjutada. Siiski annab selline võrdlus üldise ülevaate kandidaatide tulemustest. Veel on võimalik koostada võrdlev raport mitme erineva testi täitjate kohta korraga. Sel juhul kuvatakse nende tulemused järjest. Võrdlevale raportile saab määrata sobiva nime. Kui te nime ei määra, siis automaatselt siia nime ei lisata. Järgmisena saab valida raporti keele ning ka seda, kas soovite näha kõiki tekste või ainult osasid tekste. Valik peida on mõeldud kogenud testi kasutajatele, kes raporti tõlgendamisel pikki tekste ei vaja. Testi tulemusi saab raportisse valida mitmel viisil. Üks võimalus on lisada testitäitjad raportisse testimisprojekti alusel. Näiteks valides projektijuhi testimise, näete kõiki selle projekti raames testitud inimesi all otsingu tulemuste aknas. Järgnevalt saate teha valiku, milliste testide ja milliste testitäitjate
tulemusi soovite raportis näha. Kui soovite lisada veel mõne testitäitja tulemusi, keda olete testinud varasemalt, saate seda teha väljal lisa testitäitja käsitsi. Sisestage testitäitja nimi ja tehke valik tekkinud võimaluste hulgas. Teine võimalus on valida testide kaupa. Näiteks valida kõik, kes on teinud VKT testi. Vastavalt teie valitud kriteeriumile kuvatakse testi tulemused otsingu tulemuste aknas. Enne raporti koostamist veenduge, kas olete valinud õiged testitäitjad. Selleks klõpsake palun aknal valitud testitäitjad. Kui olete veendunud, et olete valinud õiged testitäitjad ja õiged testid, siis vajutage Koosta. Tekkinud raportis esitatakse järjest teie valitud testitäitjate tulemused. Kui soovite koostada uut raportit uue testi põhjal, näiteks VVS6 põhjal, juhin tähelepanu, et süsteemil on meeles ka teie eelmised valikud. See on vajalik selleks, et kui soovite lisada veel teste ja lisada nad kõik ühesse ja samasse raportisse. Kui te ei soovi uues raportis need eelmisi testitäitjaid lisada, siis kustutage nad vastavate märkidelt. Kui valite nüüd uue testi, võib tekkida küsimus, miks on otsingu tulemuste pool tühi. See tuleb sellest, et aktiveeritud on hetkel valitud testitäitjate pool. Otsingu tulemuste nägemiseks klõpsake sellel pealkirjal otsingu tulemused. Saadetud tulemuste all kajastuvad kõik testisüsteemist välja saadetud testitulemused. Materjalide all leiate esiteks koolitusmaterjalid, kuhu oleme koondanud kõige uuemal kujul erinevate teemade käsitlused testikoolituselt. Lisaks oleme siia koondanud valiku erinevatest materjalidest, mis on välja töötatud testiseminaride jaoks ja lisaks ka soovitusliku kirjanduse nimekirja. Soovitame testi kasutajatel kindlasti ennast testimisega seotud teemadel täiendada. Pakume siinkohal välja valiku artikleid ja raamatuid eesti ja inglise keeles. Siin leidub nii ülevaateartikleid laiemale lugejaskonnale kui ka akadeemilist kirjandust teemadega süvitsi minekuks. Ja lõpetuseks kasutajate ja testide leheküljel on võimalik vaadata, kui pikalt on testileping kehtiv ning kui palju ja milliseid teste on kontole lisatud. Soovime head testisüsteemi kasutamist.